Arhitektilt küsida saanud, et kuidas sa selle peale tulid või kus see idee tuli või? No mis arhitekt selle peale oskab öelda? Lihtsalt töö käigus, eks ole. Ma kujutan ette, et kui inimene läheb mõnda vanasse lossi, kus on kivimüürid ja suured tamme uksed ja siis seal taga, no nagu mõnedes filmides, eks ole, on mingid saalid, kus on mastlaeni täis niisuguseid uhkeid raamatuid vanades nahkköidetes. Et kui nüüd me siia sisse tuleme, et siis me tuleme ka nagu mingisugusesse, no niisugusesse veidi müstilisse ruumi. Vaat kui ma seda raamatukogu tegema hakkasin, siis ta oli ikkagi ju riigi raamatukogu, mitte niisugune entertainment place, eks ole. Et siia oli ikka mõeldud, et inimesed tulevad siia vaiksetesse lugemissaalidesse rahulikult tööd tegema või õppima. Mina olin arhitekt, eks ole, mina sain ruumiprogrammi ja mina selle ruumiprogrammi alusel hakkasin seda asja siis nii-öelda kombineerima. Raamatukogu poolt oli 2 väga väärtuslikku konsultanti ka antud, Rein Aru ja Linda Järvoja. Nendest oli ikka väga suur abi. See Roosaken tuli, ta oli ju mingi niisugune, mu enda arvates, mingi vana romaani arhitektuuri õng on juures, eks ole. Kirikute pealöövis oli ju see niisugune kindel punkt. Ja siis miks siia teha, või õigemini, miks siis mitte ka see teha Roosakneks. Liiategi ta on niisuguses keskkohas ka ja täpselt nagu see administratsioon, see on ju ka mingi ristikäigu motiiv. Eks nad sellised vana hea sugemed nagu on. Mul oli algselt mõeldud, et oleks niisugune puiduga kaetud kassettlagi. Niisugused ristid, mitte ristid, vaid talad, nagu ristitalad, mis nagu läheks selle paekiviga siis nagu, ütleme nii nagu selles konverentsisaalis on need alumised seinad puiduga kaetud, eks ole, ütleme sama tooniga puidust lagi. Aga seda muidugi keegi ei teinud ja siis ehitajal olid laos Soome pannid ja siis pandi need pannid lakke ja siis ma ei mäleta, kas Sulev või sai nad vähemalt pruuniks värvitud, eks ole. Minu algprojektis oli mõeldud kogu see väljak üles kaevata ja siin parkla alla teha. Ainult see äärmine puuderida alles jätta, eks ole. Ja sellepärast on ju maja eest 2 need kõveriku asja. Algprojektis oli ju mõeldud, ühe kõveriku seest läks alla ja teise kõveriku juurest tuli siis auto uuesti välja. Aga see oli päris alguses ja eskiisprojektis, põhiprojektis see jäi kohe ära, sest et ega siis Vene ajal keegi seda ei kaevaks praegugi muidugi tühjaks keegi. Siis oli veel üks vahevariant, et teha parkla ainult nii palju, et kuni tänava lõpuni. Sinna oleks ka ikkagi märksa rohkem autosi ära saanud panna, kui siin praegu hoitakse. Mulle endale võib-olla meeldisid ka need 2 käiku, mis siin lähevad paralleelselt nendesse spetshoidlatesse. Võib-olla tõesti, et ta on üks plaanilahenduselt ja kõigist sellest funktsioonilt üks keerulisemaid hooneid. Ma olen reaalselt mõtlev arhitekt ja mis mul siin ikka väga on tahta. Ma ütleksin Vene aja kohta, et tead niigi leits. Nüüd neid aknaid enam põle, aga me vähemalt saime alumiiniumaknad tookord ette, kuigi need olid Ida-Saksa omad ja hästi kehvad. Teine variant oleks olnud Lasnamäe aknakombinaadi peal puuaknad samasugust nagu paneelmajadel, eks ole, sama konstruktsiooniga. Ida-Saksa akende värk tuli isegi nagu mõnes mõttes nagu taevakingitus, kuigi nüüd nad on juba vahetatud ja nagu ma aru saan, vahetatakse veel kord välja. Aga näiteks liftisi ei saanud. Me tahtsime tookord koneliftisi ka saada, neid ei antud. Raamatukogul vedas, et see niisugustel segastel aegadel tekkis. Sest ma ütlen, et kui praegu oleks see algaeg, kus on siin see vana puumajadega kvartal ja see Toomkuninga tänav ja siis teil seda raamatukogu ei oleks. Siis oleks tehtud kõigepealt üks detailplaneering, see kõlbaks mitte kuhugi. Ükski detailplaneering kaasajal ei lubaks nii palju maju lammutada, seda vana tänavat likvideerida. Nii et kui praegu oleks niisugune situatsioon, siis võiks ennustada, et see detailplaneering kestaks umbes 5 või rohkem aastat.
ja mis selle detailplaneeringu produkt on, seda ei oska üldse ette aimata. No mingi väike kõnn võib-olla oleks siia ära mahtunud siis või midagi tehtud. Aga tänu sellele, et tookord olid niisugused segased ajad ja seda detailplaneeringu nõuet ka ei olnud, siis lihtsalt läks projekteerimiseks lahti. Majad võeti maha, rahvas viidi Lasnamäele ja oligi kogu moos. Mul on põrgu kahju, et ooperiteatrit ei hakatud tegema, võib-olla oleks selle augu ka saanud lahti. Aga selle nad likvideerisid ära. See uus aeg käis nii palju peale, et tulid kõik need kuidas öelda, et tuleb küsida inimestelt. Nagu teada inimesed ei luba midagi ehitada. Ei tulnud kunstiakadeemiat kesklinna, sest inimestele ei meeldi. Ja ma arvan seda, et inimestele poleks ka see raamatukogu meeldinud siia, sellepärast see oleks mõne akna vaate ära varjanud või ja nii edasi. Üldiselt on niisugune lugu, et demokraatia ja arhitektuur eriti koos ei kõnni. Minu arvates.